Tervislik söömine kodus. Täisväärtuslik ja mitmekesine toiduvalik on tähtis igas eas. Tervislikult söömine ei tähenda igavat toidulauda ega maitsvatest toitudest loobumist. Tasakaalu saavutamiseks tuleb süüa mitmekesiselt ja nii palju kui keha vajab. Lapsed vajavad piisavalt toitaineid, et kasvada ja areneda. Koolieelne iga sobib hästi uute kogemuste saamiseks ja tervislike harjumuste kujundamiseks. Hommikusöök on oluline, siis jaksate mängida. Iga hommikusöök ei ole täisväärtuslik ega toeta pikka ja tegusat päeva. Kuigi tööpäeva hommikud võivad olla väga kiired, on oluline võtta aega ning alustada päeva tasakaalustatud ja mitmekesise hommikusöögiga. Vajalikke toitained ning päeva alustamiseks tarvilikku energiat annavad puder, munaroad, võileib, millel on lisatud ka köögivilju. Kodujuust või maitsestamata jogurt marjade, pähklite ja seemnetega. Milliste väikeste sammudega kujundada oma laste tervist toetavaid söömisharjumusi? Söö regulaarselt, ära näksi päev läbi. Toidukogused peaksid vastama vajadusele ja olema mõõdukad. Oluline on teha õigeid valikuid ka toidugruppide sees. Päevas peaks lastel olema 3 põhitoidukorda ning vajadusel kuni 2 täisväärtuslikku vahepala. Püüa iga päev süüa midagi kõigist 5 põhitoidugrupist. Magusaid ja soolaseid näkse ning magusaid jooke ei ole hea süüa iga päev ega suurtes kogustes. Päris palju magusat saab juba roogade valmistamisel lisatud suhkrust. Sageli näksime igavusest või sellepärast, et meil on janu. Janul ja näljal ei ole alati lihtne vahet teha. Kui kodus on olemas rohkem kui 1 hea valik, siis on tervislike harjumuste kujunemist lihtsam toetada. Kui lastele varakult erinevaid maitseid tutvustada, on suurem tõenäosus, et nad hakkavad sööma kõiki toite. Katsetage vähem kasutatavaid köögivilju, nagu lehtkapsas, nuikapsas, naeris, sigur ja redis. Sööge köögivilju, marju või puuvilju igal toidukorral. Näiteks hommikupudrule lisage marju. Pere lemmiktoite täiendage köögiviljadega. Ja praetaldriku puhul järgige taldriku reeglit. Arutage õhtusöögi lauas päeva muljeid ja tehke plaane. Jätke ekraanid kõrvale. Mis kasu saab pere, kui söögid ja vahepalad läbi mõelda ning ette planeerida? Rohkem energiat mängimiseks ja õppimiseks. Vähem tujukust ja jonnihooge. Rohkem aega muud teha. Vähem toidu raiskamist ja väiksem rahakulu. Tasakaalus peitub jõud. Vaata laste toidupüramiidi ning teisi soovitusi lähemalt toitumine.ee ja tarkvanem.ee.